tere hommikust imelisest Larnakast, ütleme, et see jätkuvalt Larnaka. Kell on 5:40 umbes ja me oleme tänavatel, kus ei ole mitte kedagi ja põhjuseks on taevas ja varane kellaaeg ilmselt ütleb ära, et me tulime päiksetõusu vaatama. Õnneks meil on väga lähedale tulla sihtkohta, et meie ööbimispaik on siin ja meri on kohe siin. Tere hommikust! Ma loodan, et varsti saab uuesti magama minna. Ma loodan sama. Ja ongi päiksetõus selleks korraks nähtud. Õigemini päiksetõus tegelikult veel käib edasi, kui siit natukene on näha. Aga kuna vaated siin on, need ei ole kehvad, aga need ei ole ka suurepärast. Lihtsalt on liiv, vesi, mõned majakesed siin, aga me jätame midagi fotogeenilist. Siis me otsustasime, et pilt nähtud küll, liigume tagasi voodisse, et päeval juba edasi seigelda. Nagu näha, siis meie rõdult on ka hooti merevaade. Meil on päikesevaade hommikul ja meil on imeline bassein, kus ma ka eile õhtul käisin. Väga mõnus oli sükene keskaine ujumine. Vaatad ilusti taevasse ja päris palju tähti näeb. Et living the good life. Head isu! Aitäh! Me oleme Gregori juures. Mina võtsin hommikusöögiks mingi spinaati asja. Simo võttis vist mingi juustu asja. Kasseri juustu, mingi pirukas. Ja see on tegelikult Kreeka koht ja siis Simol tekkis piinlik olukord, kui ta küsis, et mis teil kõige rohkem Küproselik siin on. Aga ma arvan, et neilt kogu aeg küsitakse seda. Vastuseks pakuti Kreeka toitu, Itaalia toitu, Prantsuse toitu, aga mitte ühtegi Küprose asja Küprosel. Nüüd on kohvi joodud, kerge saiake söödud ja edasi Ayia Napa poole. Vaatame siis, mida see turistilõks meile pakub. Teel Ayia Napasse oleme tulnud ka oma esimesse sihtkohta ja selleks on Ayia Thekla. See on niisugune ilus helesinine ja valge väike kirikuke kohe mere ääres. Et kui võib-olla Ayia Napa kandis on sarnaseid, aga ilmselt väga nagu rahvast täis, siis siin paar üksikut autot, aga sisuliselt nagu väga inimesi siin ei ole. Ja juba oleme järgmises kohas. Me oleme üsna Ayia Napa lähedal, aga me läksime natuke eemale sellest veel. Et kuna me olime tegelikult nii lähedal, et me läksime hotellist mööda sõitnud kõike, siis me ei hakanud seda jamama. Et mõtlesin, et teeme ringi, hakkame teiselt pool peale. Ja me oleme nüüd liikumas ühe kiriku juurde, ma vabandan, ma seda nime praegu nüüd peast ei oska öelda. Pärast on näha ja ütlen üle. Aga siin on niisugune mõnus, ilus treppides tee ülesse. Hea trenn kuumal päeval. Ja ma ei tea, kas asi on selles, et see on kauge koht või soe ilm või kuupäevaga. Siin ei ole nagu treppide peal pole inimesi, kuigi mingid turismibussid liiguvad, nii et ilmselt üleval on rahvast piisavalt. Aga see on niisugune ilus, niisugune kalju, väikse künka peal olev kirik. Vaatame, äkki saab mõne droonikaadri ka. Tuleb välja, et siin sisuliselt ei olegi väga inimesi. Et aina mõnusamaks läheb ja tõesti väga kaljas niisugune mõnus väike kirik.
me oleme siin Fig Tree ranna lähedal. Siin randa päris läinud, seal oli väga palju rahvast. Siis tõi natuke eemale, mõtlesin, et vaatame ühte kabelit, aga tegelikult see oli ka suhtsuke masendav igav, et ei hakanud isegi sinna päris lähedale minema. Juba palav on ja juba raske on siin liigelda. Või raske ei ole, aga tüütu. Juba palju tähelepanu olema. Igatahes nüüd me lähme vaatame, äkki meil õnnestub minna mere koobaste juurde ja Kolnose randa. Äkki seal on meil rohkem õnne sellega, et on vähem inimesi ja kui mõnus on vees olla. Vaikselt hakkab niimoodi palavaks küll kiskuma ära, et tahaks ennast jahutada. Oleme nüüd jõudnud Kolnose ranna juurde, mitte päris randa. Hetkel liigume siin alla mäge, et enne tulime autoga ka seda teed mööda siin. Aga ma ei tea, nagu siin pilditud peaks näha olema. See koht on lihtsalt autosid täitsa täis pargitud, siin on parklad, tee ääred, kõik on täis pargitud lihtsalt. See on hea kitsas tee. Ja ei hakanud päris alla minema, sest nagu juba siin kõik on läbi omadega, siis sõitsime natuke üles tagasi, kus oli hea parkimiskoht. Panime sinna, käime natukene mäest alla, mäest üles. See on kõige kindlam ja ülevalt sellised vaated. Tegemist on väga populaarse rannaga. Kõik need varjualused kohad siin olid vahepeal täiesti kinni, aga siis väikse ootamisega ja siin selle tänu Liina leidmisele saime 2 kohta ikkagi lõpuks endale ka. Saame siin varjual olla, sest muidu ei kannata lihtsalt ausalt. 7.50 võib rohkem maksta kui see. Sest lihtsalt päikse käes siin on nii palav ja see liiv on nii palav. Aga hea, et saime ja nüüd väikene rannamõnude nautimine jälle. Läbi raskuste mese poole üritasime autoga sõita siia enam-vähem restorani ette, lootas, et siin on äkki mingi parkla. See ei käi mitte nii siin. Siis pidime pika ringiga tagasi sõitma ja siis lõpuks tuli päästev Lidl, panime sinna parklasse ja kõnnime alla. Proovime mingit vähem traditsioonilise nimega Küprose söögikohta ja äkki saame mese ka ära söödud. Meie kannatustel ei ole lõppu. Valisime küll hea koha enda arust välja. Kõik tundus just korras, jõuame kohale, lähme kohale ja tuleb välja, et neil on mingi siesta, fiesta, mis iganes pidu vahepeal ja nad avavad uuesti kella 5 ehk siis 1,5 tunni pärast, mis me praegu siin oleme. Ehk siis me peame tagasi kõmpima Lidlisse auto juurde ja üritame uue katsega proovida kohta number 2. Väsimusest nõrkenud ja ka lõpuks me ikkagi saime päris ilusasse kohta sööma, võtame ilmselt mese. Ja meie mese esimene käik jõudis siia. See on niisugune salat siis. Me võtsime lihamese, kuigi kalamese oli ka täitsa võimalik. Igatahes nüüd hakkame vaikselt sööma ja üritame aru saada, mis see on, mis me sööme ja üritame nautida. See on halloumi. Nii, lõpuks ometi saame halloumi päriselt ka, mitte mingi liidili või mis iganes saiakasi sees. Vahepeal oleme saanud juurde ka erinevaid liharoogasid, et siin on tulnud kana juurde, siin on tulnud, ma ei tea, äkki on lammas. Ilmselt on lammas, vahepeal oli siin ka üks väiksed lihavallikesed. Kõht on juba täis, uued joogid on ka ees, aga me jätkuvalt ei tea, kui palju toitu veel tuleb üldse. Et siin võib-olla on see viimane, võib-olla tuleb veel mingi 10 toitu. Seda jooksvalt tuuakse kogu aeg peale ja siis ei saa pildistada hästi, aga ei saa ka nagu teada, et millal nagu see lõpp on. Aga hea on küll kõik, jah, absoluutselt. Aga see on niisugune aeglane. Vahepeal toodi juurde sealiha kebaabi. Ja nüüd toodi veel viimased asjad. Siin on mingi liha ja seal on dolma. Ühesõnaga see on niisugune, peaks taimselt taimetoit olema, aga võib-olla ka mitte.
see on mingi viinamarjalehtede sees midagi. jah, see on nagu türgipärane. Ja siin on ikkagi liha sees. Ikka on liha sees. Ja siin on ka veel liha, aga halb uudis on see, et see oli viimane, meil öeldi. Nii et see, mis on laua peal on järgi, see tuleb ära süüa, aga midagi juurde ei tule, kui me just uut ei telli. Mega hea oli. Mulle väga meeldib, kui on selline, et on hästi palju erinevaid asju ja saab maitsta. Siis sa saad nagu kõike proovida, aga samas kõht sai väga täis. Aga mina tahan ühte meset veel süüa, kui me oleme Küprosel. Ja ma tahaks kuskilt ka saada mingeid Küprose maiusroogasid. Oleme jõudnud siia ühe kivikaare juurde. Ma isegi ei tea, kas mul on mingid videomaterjali siin. See on suht pettumust valmistav koht. Kaar on nagu kena, aga see on nii selle tee ääres ja kõik, et see on nagu väga ilusat maastikupilt teha. Ma ei kujuta ette, siin turistid käivad, kõik särgid, värgid. Drooni ma isegi ei vaevu vist välja saatma selle peale. Et see taust rikub kõik ära, siin kõik need autod ja müüjad. Kaar ise on ilus tulla siuksel ajal, kui inimesi üldse ei ole nagu väga vara hommikul, äkki hilja õhtul. Siis tasub tulla, näeb kirikut ka, aga praegu kell 6 umbes on liiga tihe liiklus. Siin saab Vene luure jaoks veidikene tööd teha. Siin taga on näha Briti, ma ei tea, Briti armee või brittide raadiosidemaste. See on terve selle poolsaare enda alla võtnud, see on niisugune Cape Greco. Et kaardi pealt vaadates tundus, et ma teadsin, et nagu mingid asjad siin on, aga tundus, et on nagu rohkem seda ala, mida saab nautida ja vaadata. Ja ilma peaks aia taga kuskil olema, aga koha peale tulles selgus, et tegelikult suht mitte midagi ei näe. Ja tegelikult see Blue Lagoon, mis seal nii uhkelt välja reklaamitud oli kaardi peal, samamoodi ei olnud aga Blue, oli tavaline Blue ja ei olnud aga Lagoon. Ehk siis sinna ei suvatsenud isegi jalga ka sisse lükata. See Cape Greco poolsaar on igatahes natukene võrreldes kaardiga veits pettumus olnud, et pigem ei tuleks siia, aga hea, et nagu käidud sai. Aga ma loodan, et äkki see mägi võib-olla päästab veidikene, et siin võib tulla ilus päikseloojang loodetavasti. Igatahes me praegu plaanime siin natuke üles liikuda ja jääda vaatama, mida Küprose loodus meile pakub. Teeme ka väikse vahekokkuvõtte eilsest, õigemini eilsest õhtust. Mul jäi seal Cape Greco mäenõlval pooleli, et me vaatasime seal päikseloojangut. Loojang oli niisugune, oli, midagi suurepärast ei olnud, aga täitsa niisugune normaalne. Huvitaval kombel ikka oli jõhkralt palju inimesi seal nõlva peal päikseloojangut imetlemas. Oli seal valjemaid inimesi, oli vaiksemaid. Kassid on siin, kräunuvad. Aga hästi palju inimesi oli, see oli natukene ebameeldiv, et seal väga ei tahtnudki niisama olla. Aga vaada ise oli muidugi kena, see oli meeldiv. Ja siis õhtupoole veel pimedas käisime korra seal Larvarchi juures, armastuse kaar. Et seal oli ka ju pime, aga sai mõned siuksed pikasari pildid, millest äkki mõni tuli loodetavasti välja ka. Ja siis läksime meie ööbimispaika Simo's Magic Beach Apartments. Ilmselgelt nime järgi valitud. Sisu väga maagiline ei ole, aga saab hakkama. Seniks aga naudime imeilusat Küprost.